Ja tere kõik Korvpalli24 portaali lugejad ja meie tere, võit on käes! videopodcasti saate vaatajad. Vot nii, selline emotsioon on siis pärast seda, kui Eesti koondis alistas 94-62 Suurbritannia mänguks. Võib öelda selles mõttes, et ei läinudki, et eestlased tulid ülivõimsalt pärast kahte kaotust välja. Suurbritannial mingit võimalust ei tekkinud. Ilus võit, rahvas oli rahul, mehed olid rahul. Meie oleme rahul, ilm on paremaks läinud, vähe jahedamaks, ehk siis kõik asjad on paremuse poole läinud. Just, et me juba eile tegelikult ennustasime, et Suurbritannia ainuke võimalus võiks olla see, et Eesti on nii löödud vaimselt kahest järjestikusest napist kaotusest, aga seda ei olnud. Tulime kohe sellise hea hingestatusega väljakule, publik elas kaasa, meestel võiks öelda visked jooksid, loomulikult hea on misata, kui keegi peale ei võta piltlikult öeldes ja Henri Trell selle kohtumise parim, Siim-Sander Vene taas skooris hästi ja Kotsar teada tuntud headuses kogu aeg. Ja ma ei tea, kui palju mängust mõtet rääkida on, sellest on kindlasti igal pool palju räägitud, aga esimene poolek sisuliselt kumbki meeskond kaitset ei mänginud ja siis oli selline väga lustlik korvpall, seal Eesti sai juba vahe sisse, teisel poolajal hakkas Eesti kaitset mängima, Suurbritannia jäi samale tasemele või isegi kukkus veel rohkem ära ja sealt see suur vahe sisse tuli. Jah, nii et võib öelda, et Eesti saab turniiriga rahule jääda, et üks võit ikkagi saadi kätte. Loomulikult me kõik lootsime edasipääsu, aga selles mõttes nii-öelda miinimumprogramm sai täidetud või isegi natukene peale, sest tegelikult tuldi ikkagi siia suurturniiri kogemust hankima. Just. Ja meil on tegelikult ette valmistatud teie jaoks ka mõned videoklipid, kus räägivad sellest mängust ja natuke ka eelseisvast mängust juba Kreekaga, millest meie hakkame ka lähemalt rääkima. Räägivad Maik-Kalev Kotsar ja koondise peatreener Jukka Toiala ja laseme need videod siia eetrisse. Ja Maik-Kalev Kotsar, suurepärane võit Suurbritannia vastu on nüüd ametlikult kirjas. Kas koondises on selline suur vabanemistunne ka? Jah ja ei. Et, loomulikult on väga hea tunne võit saada, aga samas nii nagu kaotustega, nii võiduga, et natukene võime tähistada või selles mõttes, et olla rõõmsad selle üle, aga täna õhtuks, hommikuks peab olema juba ümber mõtestatud, meelestatud selle Kreeka vastu mängu jaoks. Et jah, peab natukene nii-öelda paar tundi saab nüüd rõõmsad olla selle võidu üle, aga siis tuleb Kreeka mäng peale. Räägi vaade meeskonna seest, kuidas te pärast kahte sellist rasket kaotust selle emotsiooni suutsite nii hästi üleval hoida ja sellise poweriga väljakule tulite? Eks suur tänu sellel on publikule ka, et see, et fännid tulevad siia isegi peale seda, kui me oleme 3 kaotust järjest saanud, tulevad ja teevad ikka kõva häält Itaalias, mis on põhimõtteliselt teisel pool Euroopat. Et seda on lihtsalt võimas kogeda ja eks sellest me saame ka hästi palju energiat. Oli see sinu jaoks üllatav ka, et Suurbritannial ikkagi mingit vastupanu lõpuks ei olnudki, mida teile pakkuda? No selles mõttes, eks nad ikka, nad mängivad natukene individuaalsemat korvpalli. Me suutsime täna meeskonnana väga hästi töötada ja sealt me suutsime selle võidu võtta. Oli see Suurbritannia eesliin sinu jaoks seni kõige kergem, kelle vastu sa siin EM-il oled pidanud võitlema? Paberil küll, aga samas nad on ikkagi head mängijad. Ükskõik kelle vastu siin Eurobasketil minna, kõik on selles mõttes ikkagi tasemel mängijad, et nad suudavad mingil määral ikkagi oma hoida. Nüüd on üks puhkepäev, et kuidas sa sellele homsele puhkepäevale vaatad, et peatreener Toial ütles, et mingit karmi trenni teha ei saa, et see on rohkem siis nii-öelda taastuspäev, et Kreeka vastu täiega olla hoos jälle? Jah, et selles mõttes on taastuspäev, eks me peame vaatama videot, õppima natukene Kreeka mängu ka, et tulla täiega peale, et taastuse trenni. Olete te koondislastega omavahel rääkinud ka, et kas Jannis Antetokounmpo mängimine või mitte mängimine on teie jaoks nii-öelda faktor ka, et kas te tahate, et Jannis mängiks? Ma mängiks hea meelega tema vastu. Et otseselt niimoodi rääkinud ei ole, aga ma tahaks mängida ta vastu. Üks mees, kes veel Kreekal on
suur koljad Papajannis korvi all, et see on ilmselt mees, kellega sinul hakkab duelle olema, et tead, kuidas see mees liigub ja mida teeb? No selles mõttes, eks ma ikka natukene tema mänge näinud olen, aga eks rohkem ja täpsemalt ta nii-öelda tendentse õpib lähima päeva jooksul. Oled sa selle peale ka mõelnud, kui uus hooaeg Euroliigas algab, sa saad iga päev, iga õhtu sisuliselt, kui on mängupäev, sellise kaliibriga meeste vastu mängida? Jah, selles mõttes ikkagi väga, väga äge on ja väga mulle meeldivad nii-öelda väljakutsed ja eks see oli üks põhjus ka, miks nii-öelda Euroliigas ja Hispaania klubis ikka tahtsin pürgida, et mängida vastaste vastu, kes on ikkagi väga suurel tasemel ja sealt ka väljakutsed. Väga tihe suvi on kohe-kohe lõppemas, tihe koondise suvi siis, et üks kulminatsioon ehk üks mäng veel, no loodetavasti on rohkem, aga oleme realistid, et kuidas sul keha veel vastu peab, et ma näen, et silma alt on natuke katki, nina on natuke katki, et veel ära ei kipu lagunema? Tundub, et mitte, et ega praegu ei ole millegi üle nii-öelda kurta selles mõttes, et peab lihtsalt täiega minema panema ja vaatama, kuidas on. Super, edu. Jukka, super võitsid Suurbritannia vastu võetud. Kas on pingelangus nüüd meeskonnal? No ma ei ütleks midagi pinge on langenud, et me oleme teinud siin 4 mängu järjest nii hästi kui oskame ja täna see taseme oli selline, no vahe oli siis suht suur, et eks nad on, ma tean, et neil on omad raskused, Suurbritannial on olnud siin valmistumises ja üks põhivend jääb eemale, nii eks me lootsime, et me näidame täna seda oma nagu oskust ka. Kuidas te pärast 2 rasket kaotust emotsionaalselt suutsite sellise poweriga väljakule tulla? No aitäh fännidele, et ei tohi tulla väljakule nii, et ei pane täiega, kui inimesed on tulnud siia ja ovat nagu super, selle alagrupi parimad fännid ja mul on väga lihtne motiveerida, poisid oli eile õhtul juba nagu teadsivad, et täna paneme jälle täiega ja nii on. Ja te hoidsite põhimõtteliselt 40 minutit pedaali põhjas, et isegi kui korraks natukene käest ära läks, kohe time out, üritasite selle vahe ikkagi võimalikult suurena hoida? Jaa, et võib-olla, et kas see on võimalik üldse siit edasi saada, aga kui me kaotasime Itaalialle 21, nii me tahtsime hoida, et kui see vahe oli suurem, et kui 21, et kui midagi imelikult juhtud ja need võitavad Itaalia, nii võib-olla, et juba selle võiduga nagu saaks edasi, aga see on sellist matemaatika, aga see võimalus peab igal juhul nagu kasutama ja et siis me oleks lollid, kui me ei oleks seda teinud. Kas see, et Suurbritannia nii kiirelt õhust tühjast läks, oli sulle nagu üllatav ka? No põhimõtteliselt ei, et nad mängivad 6-7 vennaga, mis on need põhimängijad ja mängivad suured minutid ja me tahtsime nagu hoida seda intensiivsust ja aktiivsust, et teadsime, et kui me seda teeme ja järgime oma mänguplaani, nii mingil hetkel nad katkevad ja nii juhtus. On nüüd koondises selline vabanemine, et nüüd tuleb veel puhkepäev otsa ja Kreeka vastu võib olla kõik võimalik? Jaa, eks väga sooviks, et Giannis mängis, et sellist võimalust ma arvan, et ei mõnele tule terve elu ja tahaks, et kõige tugevam Kreeka oleks meid vastu ja ikka paneme täiega jälle ja siis vaatame, et kui palju meist, kui kaugel me oleme või oleme paremad, et selle siis mäng näitab. Mida me saame nüüd teha, et Itaalia meile appi tuleks just edasipääsu koha pealt? Saame meie siit kõrvalt midagi teha? No ei tea, et täna neil on väga kõva mäng Horvaatia vastu, et soovime Horvaatiale edu ja siis hoiame omad asjad ja kui juhtub, nii juhtub, et midagi muud ei ole teha, kui teha omad asjad nii hästi kui on ja kui viimast mängud on mängitud, siis me näeme, et kus me taablis oleme. Ja mis koondisel homne plaan, et kui raske trenn tuleb enne Kreeka mängu? No ei ole võimalik teha raskeid trenni siin, et see koormus on nagu väga kõva ja aga peab igal juhul nagu hoida keha ja meelt nii, et jälle saab selle energia nagu mis päev see on, 4 päevaks tehtuks ja nii me teeme. Aga meil nüüd paagis veel kütust on? Tundub, et on. Super, aitäh! Edu! Ja videointervjuud vaadatud ja nagu Jukka Toiala sõnumist võib välja lugeda, et mingit suurt vabanemist
tema koheselt koondises ei näinud ja ei tahagi selles mõttes ilmselt näha, et ikkagi üks mäng on vaja veel mängida ja Eesti koondise plaan on selge, et kuna nüüd õhtul ikkagi Itaalia võitis Horvaatiaga ära, siis igasugused matemaatilised, teoreetilised ja imelised võimalused meil ka kukkusid ära edasi pääseda. Seega meie jaoks EM-finaalturniir lõpeb Kreeka mängu viimaste sekundite või lõpuvilega siis ja sinnamaani tahab Jukka Toiala oma meestega maksimaalselt pingutada. Jah, ja nüüd on pigem õhus siis vaid küsimus, et kas Jannis ka meie vastu mängib või ei mängi. Ütle nüüd see perekonnanimi ka ilusti välja. Antetokounmpo ja kas siis jah, et keda nad veel võib-olla, kellele sellise lihtsama päeva annavad, et seda ei ole teada, et tegelikult saime siin eile natukene ka kreeklastega rääkida, et nemad ka kurtsid nagu paljud teised staarid ka teistest alagruppidest, et neid mänge on väga tihedalt ja selles suhtes ikkagi ka suurtele staaridele on see suureks koormuseks, et siin ikkagi kui mängid 5 päeva jooksul 4 mängu ära, siis juba siin 4. mängus tekivad erinevad vigastusohud, lihtsalt natukene on keha väsinum, astud midagi valesti ja võib lõppeda päris õnnetult. Just, ja Kreeka, meie viimane vastane, siis oli hädas esimesel poolajal Ukrainaga, aga teisel poolajal Jannis Antetokounmpo juhtimisel, kes lõpuks viskas siis 41 punkti ja oli eile väga suur staar niimoodi, et seal ajakirjanikud kõik jooksid selfisid tegema ja pärast said ätta selle eest. Jah, võiks öelda, et selles mõttes, et kui muidu me oleme rääkinud teiste alagruppide erinevatest skandaalidest, siis võiks öelda, et siin Milanos selline mitte küll just väga suur skandaal, aga selline ikkagi probleem tekkis, et pressikonverentsil eile pärast Kreeka võitu, siis ajakirjanikud hakkasid Jannisega nii-öelda selfisid tegema seal ja autogrammi küsima, et Maksim vaatas, et hüppab ka ligi, aga viimasel hetkel said pidama ennast. Jah, sain aru, et olen ikkagi siin nii-öelda tööle tulnud, mitte suure fännina vaatamas. Ja lõpuks Kreeka siis 20 punktiga Ukrainat võitis 99-79 ja eks küsimusi on, me üritasime nii-öelda kreeklaste käest ka ääri-veeri teada saada, et mis šansud on, et Antetokounmpo, kõige kuulsam Antetokounmpo siis Eesti vastu väljakul tuleb, sest ta ju Suurbritannia vastu puhkas. Aga saame näha, et nüüd on üks puhkepäev vahel ja võib-olla loogiline oleks, et peatreener Tuudis annab oma põhimeestele ikkagi mingid minutid, et hoida nad selles rütmis sees, sest play-off on tulemas ja seal enam mingit nii-öelda taganemisteed ei ole, et seal on kaotad ja sõidad koju. Jah, et ma selle põhjal ka nagu ennustaks, et ikkagi mingid minutid antakse kõikidele staaridele, aga eks näeme juba homme. Aga kõigepealt vaatame või mitte kõigepealt, aga enne kui me veel laiendame seda teemat, vaatame siis väikesed videolõigud, kus me üritasime Kreeka staaridega jutule saada. Antetokounmpoga saime ka, aga mitte selle kõige kuulsama Antetokounmpoga, selle järgmisega. Aga vaatame ära ja siis räägime edasi. Great, man. As good as I can feel. You know, it's a back-to-back day off, back-to-back day off game again. So, you know, as good as I can feel. Of course, Papian has been out for 2 months, so we expect him to have a slow start at the beginning. I'm glad he's getting his rhythm back, his legs under him, and Slukas as well. He had a small injury, and they're building their confidence, and we're going to need them. We're going to need every guy. It's just ridiculous how many games we have to play. They gotta give us some rest, man. Bodies are dropping on every team. If you want to see the best players, you gotta give us some rest in between these games, or the fans are not even going to get to see these best players and pay all this money to see them because they gotta rest or they're hurt. So you gotta do better, man. It's about the players at the end of the day. It's not about just running us down to the ground with all these games. What do you expect from the next match with Estonia? Will you rest somebody or take it seriously? We got to take it seriously, but who knows, you know? Like, there's too many games, like I said before. Players have to rest because we're trying to say injury prevention. It's a lot of toll on our body to do back-to-backs in 1 week. So who knows, but they're a strong team. They took Croatia down to the wire. They took a lot of teams down to the wire, so we have to take them serious. Thank you.
What do you expect from next match with Estonia? I'm pretty sure it was a tough game today. We saw it. Estonia, plays until the end, never gives up. We have to be really careful about it because no matter what, we want to get the win for ourselves. But I'm pretty sure it's going to be a great match. But how much do you think will influence that you have first place in the group already anyway, and you are qualified for the next round? Me personally, and I believe everybody's going to agree on that. We're not going to just give it away. Like, we want to get the win and to get our good momentum going. Who have you noticed from Estonian team on this tournament? Who have impressed you maybe most? I think everybody. Just as a squad, it's really dangerous, and that's what I'm saying. We have to be really careful for the game. Thank you. Good. ja intervjuud vaadatud ja see väga intensiivse olemisega mees oli Tyler Dorsey, kes siis rääkis selle jutu ära, mida ka palju teistest alagruppidest oleme kuulnud just staaride suust, et väga raske graafik 5 päevaga 4 mängu, et võtab ikkagi ka kõige tugevamatel meestel natukene asjad logisema. Jah, eks ideaal oleks see, et teha üle päeva mängu, aga teistpidi jällegi siis turniir venib nii pikaks, et kui me võtame siin võib-olla alagrupi turniiri seisukohalt, et siis ei oleks ju tegelikult probleemi teha see turniir ka, ütleme, 1,5 nädalat, aga asi on ju selles, et tegelikult turniir läheb edasi ikkagi play-offidega ja muidu veniks see EM-finaalturniir kuu aja pikkuseks, kui siin kogu aeg neid pause teha ja eks seetõttu siin ma arvan, väga head lahendust ei ole, eks kõrgemad ametnikud peavad selle läbi arutama, sest muidu lihtsalt tõesti tekib jällegi see oht, et suuremad staarid ei saa tulla mingi hetk Euroopa meistrivõistlustele. Eks see probleem tekkis sellest, et 16 meeskonna asemel siis 24 toodi. Vanasti oli ju lihtne 16 tiimi, 400 alagrupid, 3 mängu alagrupis ja siis hakati play-offidega mängima, või play-off'e mängima, et nüüd on juba alagrupis on nii palju mänge, et eks see, jah, nii nagu sa rääkisid, aeg on piiratud, tuleb mängud ära mängida. Jah, eks seal ongi see küsimus ka, et on ikkagi nüüd levinud see ju selline traditsioon, et erinevates riikides alagrupid peetakse ja siis ei taheta nagu päris liiga laiaks ka seda asja ajada, et võib-olla teha veel väiksemad alagrupid, siis oleks ikkagi alagrupi mänge vähem, aga neid kohti seal siis hallata logistiliselt jubagi veelgi keerulisem, et eks seal on omad küsimused õhus ja eks paistab, kuidas Euroopa meistrivõistlused turniirina edasi arenevad. Jah, õnneks meie pole need, kes neid otsuseid peavad tegema, aga ükskõik, mis otsuseid tehakse, siis kriitikat saadakse ikka, see on ka alati sisse kirjutatud. Üks huvitav seik, mis juba oli mõned päevad tagasi, mida me vist saates pole maininud, siis Dirk Nowitzki oli siin, andis intervjuu või mitte intervjuu, vaid pressikonverentsi ka ja kohe pressikonverentsi algus kiitis seal kõvasti Eesti fänne. Too oli Horvaatia mäng, kus mees seal esireas istus ja nautis meie fännide möllu ja Nowitzki rääkis hästi pikalt just sellest Euroopa korvpalli ja EM-finaalturniiri arengust, et ütles, et kui tema 90ndate lõpus seal nii-öelda suurde korvpalli sisenes, siis see tase oli midagi hoopis muud kui praegu, et nüüd on kõik mehed nii-öelda positsioonist 1 positsioonini 5, oskavad kõike, viskavad, põrgatavad, toovad palli üle, alustavad rünnakuid, et tema korvpalli suure fännina pidavat täiega nautima seda, kuidas kogu korvpall ja eriti Euroopa korvpall on arenenud, et eurooplased selgelt nüüd isegi maailma mastaabis dikteerivad. Jah, aga kui sa nüüd mainisid staare, keda me siin Milanos näinud oleme, siis võiks ära mainida ka, et Greg Popovich oli siin mänge vaatamas ja tegelikult on ka erinevad NBA skaudid kohal, nii et kõikidel mängijatel siis lisaks sellele, et loodetakse võistkondlikku edu saavutada, on ikkagi hea võimalus silma jääda, et on siin mõned skaudid jälgimas, kuidas juba draftitud mängijad tegutsevad ja kindlasti ka uusi mängijaid siis nad vaatamas on. No meie meestest vist Henry Drellil ei ole lepingut. Ja, vähemalt ametlikult ei ole teada. Et selles mõttes Henry tõesti eile suurepärane esitus ja tegelikult on ta siin kogu turniiri vältel hästi mänginud ja
ma siiralt loodan, et see talle ka isiklikus plaanis tulu toob ja hea klubi leiab. Ja, aga jah, nii-öelda kuulsusi ja staare siit Itaalia poolelt ka alati tribüüni äärest leiab. Eile Andrea Bargnani vaatas mängu, siin erinevad Milano mehed on mänge vaatamas. Luis Scola käis ringi siin et ütleme nii, et tasub siin olla, näeb igasugu tüüpe, et olime ükskord käisime siin samas saali ligidal toidupoes, siis Brandon Davis valis endale jogurtit, et see mees hakkab ka ju Milanos mängima, et ma mõtlesin, hakkab ka jogurtit sööma. No, ilmselt hakkas jogurtit ka sööma, aga eks ta ka tutvub siin kohaliku eluoluga. Jah, eks selles mõttes on põnev siin olla, et lisaks siis mängudele ja Eesti fännidele näeb tõesti korvpalli superstaare ja alati tasub kõikidel, kellel võimalus loomulikult ikkagi turniirile kohale tulla. Ja, aga kõige suurem aktiviteet läks ikkagi lahti siis, kui Giannis Antetokounmpo kuskil liikumas oli, et seal oli alati palju inimesi ümber, kõik üritasid juurde saada. Kui rääkida tegelikult sellest pressialast, siis oleme siin ju pärast igat mängu ikkagi käinud seal intervjuusid tegemas ja eile oli tõesti niimoodi, et läks päris kitsaks ja kui pressikonverentsiks läks, siis see pressikonverentsi moderaator ka oli niimoodi üllatunud veidi ja silmad suured, et ütles, et nii palju rahvast ei olegi seal pressikonverentsi ruumis olnud ja rääkis kõik reeglid ilusti üle, et üldiselt neid reegleid, mis ajakirjanikele pressikonverentsi ajal kehtivad, ei ole otseselt üle räägitud, aga nüüd, et keegi ei eksiks, et kuidas asjad käivad, siis ikka eksiti. Aga ja üks asi, mis kreeklaste puhul oli huvitav, esmakordne minu meelest, et öeldi kohe ära, et et umbes Nick Galates kindlasti siit ajakirjanikest läbi ei tule, Giannis Antetokounmpo ka kindlasti ei tule, et Galates üldse ei räägigi pressiga ja Antetokounmpot ilmselt ei lasta siia ja et varasematel koondistel ka ju NBA staarid on kõik sealt nii-öelda mix zone'ist läbi kõndinud, kus ajakirjanikud neid peatada saavad. Mängijatel on kohustus sealt reeglite järgi justkui läbi kõndida, aga ei ole kohustus intervjuusid anda. Aga jah, Galates ja Antetokounmpo tunduvad olevat nii kõvad staarid, et nemad ei pea sinna minema. Natukene üllatav tuleb öelda, sest tõesti ju teistel võistkondadel ka on NBA ja Euroliiga tipptegijaid, et nemad ikkagi täidavad seda kohustust, ütleme, et sealt koridorist läbi tulla. Just, aga ma arvan, tõmbame siia otsad kokku, et kindlasti jälgige teie oluliselt aktiivsemalt, kui meie seda saame teha teisi alagruppe, sest sealt Tbilisis vist on midagi väga hullu toimumas, sealt tuleb ainult skandaale riburada pidi. Ergin Ataman möllab, sõimab kõiki, õiendab kõigiga ja arvab, et Euroopa korvpall kohe kukub kokku, sest Türgile on liiga tehtud ja võib-olla ongi, sest täpselt ei tea, mis need grusiinid seal korda saatsid. Igatahes ma eile üritasin sellesse teemasse süübida ja see tundub, et seal asjad on ikka käest ära. Aga homme viimane saade, viimane mäng, nii et võtame viimast. Just.